Kaasaegses teadlaste kogukonnas on välja kujunenud kindel ajalookäsitlus, kus pole kohta isegi vihjele iidsete kõrgelt arenenud tsivilisatsioonide olemasolule. Kuid maailm areneb edasi. Vanu teooriaid lükatakse ümber uute faktide valguses. Ajalugu on teadus, mis püüab toetada vanadele uurimustele ja dogmadele, samal ajal ignoreerides uusi fakte ja leide. Tere sõber, sa oled kanalil Kirgirdo. Ahvikujuline Anum Kolumbuseelsest Ameerikast. Mis sellest siis nii huvitavat on? Jutt käib vaasist. Pole teada, millega seda täideti, kuid selle valmistamine polnud sugugi lihtne. See on täielikult valmistatud obsidianist. See kivi on küll töödeldav, kuid seda on väga raske töödelda. Atseekid olid rahvas, kes lõi Kolumbuseelses Ameerikas ühe võimsaima riigi. Ainult hispaanlased suutsid nende õitsengu lõpetada. Täna teame sellest rahvast mitte ainult kirjalike allikate, vaid ka arheoloogiliste leidude põhjal. Üheks selliseks leiuks oli obsidianist Anum, millel on kujutatud ahvi. Kui spetsialistid hakkasid seda leidust uurima, olid nad väga üllatunud. Kuidas suudeti nii kauges minevikus teha nii kvaliteetset tööd? Kui tegemist oleks olnud saviga, poleks küsimusi tekkinud, aga siin on tegemist obsidiaaniga. Tegelikult olid selle materjali esemed ka varem tuntud, kuid neid ei saa pidada kõrge kunsti näiteks. Näiteks nooleotsad on üsna lihtsad ja kohmakad, aga siin on tegemist hoopis teistsuguste tehnoloogiatega. Pole ime, et erinevatest paikadest hakkasid siia saabuma uurijad, kes esitasid oma erinevaid teooriaid. Üldiselt taandusid nende mõtted sellele, et asteegid ei saanud seda anumat valmistada. Nende oskustest jäi selleks selgelt väheks. Müstilised pühad kuubikud Indiast. Hiljuti leidis Kesk-Inglismaal Soove jõe kaldal Coventry lähedal kohalik elanik Will Wilrid kalastamise ajal madalast veest hunniku kummalisi kuubikuid. Need on valmistatud pliist ja kaetud arusaamatute sümbolitega, mis paneb arvama, et neil esemetel oli religioosne otstarve. Avaliku interneti küsitluse abil õnnestus välja selgitada, et sümbolid on hinduistlikud. Tõenäoliselt toodi need kuubikud Indiast Inglismaale, kuid praktilise kasu puudumise tõttu visati need minema. See ongi peamine mõistatus. Siiani pole kellelgi õnnestunud nende ebatavaliste esemete otstarvet välja selgitada. Sümbolid külgedel korduvad, mistõttu muster meenutab sudokut, kuna iga veerg, rida ja diagonaal annavad ühe ja sama väärtuse. See viitab sellele, et need kuubikud on jantrad, maagilised tööriistad tähelepanu koondamiseks ja erinevate rituaalide läbiviimiseks hinduismis. Kuubikute materjal on plii. Hindu astroloogias on see rahu sümbol, mis on üks kuu orbiidi osadest. Seega võivad need olla rahujantrad ehk siis religioosne komplekt. Koos kuubikutega leiti münt, millel on kujutatud mitmekäeline naine lövi seljas. See on Durga, ema jumalanna sümbol. Seetõttu pole välistatud, et kuubikud olid mõeldud palveteks tema poole. Samal ajal kui entusiastid oletusi teevad, püüavad teadlased määrata kuubikute vanust. Uusim voltamperomeetriline meetod annab pliiga töötamisel 150 aasta vea, mis ei pruugi olla oluline, kui jutt käib mitmest aastatuhandest. Aga mis siis, kui kuubikud valmistati suhteliselt hiljuti? 2000 aasta vanune kaart. See on isegi vanem kui salapärased perereisikaardid. Need on dateeritud 500 aasta tagusesse aega. Ja Mehhikos leitud kivikaart arvatakse olevat loodud ajavahemikus 200 aastat E-kristune kuni 200 aastat B-kristune. See tähendab, et see on 1500 aastat vanem kui perereisikaart. Mida täpselt nad siin raiusid, tuleb veel mõista ja kirje tuleb dešifreerida. Kuid esimese kiviga on juba edu saavutatud. See on ümbruskonna maakaart. Sellel on jõed ja kuristikud tähistatud joantega ning nende lähedal asuvad asulad on tähistatud lohkude ja ringidega. Üldiselt vastab kaart teadlaste väitel üsna täpselt Fuego de Colima vulkaanide lõunanõlvale. Basaltkivil kraabitud jooniste dateerimine ei ole võimalik. Midagi on sinna peale kraabitud, aga millal pole teada. Ka basaltkivi ennast ei ole võimalik dateerida. Kivi nagu kivi ikka. Aga seda kivi saab seostada vulkaanipurskega ja nii saab aru saada, millest varasem see kaart olla ei saanud. Joonised endid saab dateerida üldise teabe põhjal väljakaevamistelt. Sealt on leitud palju esemeid, mida saab täiesti tavapäraste dateerimismeetoditega dateerida. Ja neil on joonised, mis on tehtud sama tehnoloogiaga. Seetõttu on selle kaardi dateering üsna täpne. Umbes 2000 aastat tagasi, pluss miinus 200 aastat. 1700 aasta vanune lauamäng. Rooma lauamäng, mis leiti Norra matmisaugust, koosneb luust, täringutest ja 18 ümmargusest nupust, mida kasutas kõrge staatusega inimene. Mäng, mida nimetatakse ludus latrunculorumiks, koosneb 19 osast, sealhulgas piklikud täringud, mida kasutatakse kahe mängija vahelises lahingus. Koos mänguga avastasid teadlased savinõud, luufragmendid, pronkseseme ja põletatud klaasi. Artefaktid leiti krematsiooni auvust, mis arvatavasti on kõrge staatusega inimese matmispaik.
Ludus latrunculorum on osavusmäng, kus kaks mängijat seisavad vastamise eesmärgiga vastase nuppe kinni püüda. Igal mängijal on võrdne arv nuppe, mis erinevad värvi poolest nende vastase omadest. Mõnes selle mängu versioonis on igal mängijal ka tuks, eriline nupp, millel on suuremad võimalused. Nuppe liigutatakse mööda lauda ja üksteist ümbritsedes püütakse kinni. Kui ühe värvi nupp satub kahe teise vahele, eemaldatakse see mängust. Inimesed, kes selliseid mänge mängisid, olid kohalik aristokraatia või ülemklass. Mäng näitas, et teil oli aega, jõukust ja strateegilist mõtlemisvõimet. 8 purki vanu kuldminte. See juhtus päikeselises Californias. Keskealine abielupaar jalutas oma lemmiklooma nende maja lähedal asuval alal. Tavalise jalutuskäigu ajal hakkas koer huvi tundma roostes metallitüki vastu. Uudishimulikud abikaasad otsustasid selle välja kaevata ja vaadata. See osutus plekist purgiks. Hämmingus olles ja vaevuleid avades ei suutnud paar oma silmi uskuda. Sees olid puhtast kullast dollarimündid. Selliseid purke kaevati välja veel 5. Otsustati osta metallidetektor ja leiti veel 2 purki. Kokku avastati 8 purki, mis oli täidetud suurepärases seisukorras kuldmüntidega. Eksperdid hindasid leidu umbes $10 miljoni väärtuseks. Kokku loendati 1427 mikti nimiväärtusega $5–20. Nende ehtsust kinnitati. Otsustades vermimise kuupäeva järgi on need aastatest 1847 kuni 1894. Ja kuna purgid leiti erinevad südavuselt, eeldavad eksperdid, et varandus maeti mitmes etapis 19. sajandi lõpus. Vähemalt üks neist müntidest võib maksta $1 miljon. Õnnelik paar, kes varanduse leidis, otsustas suurema osa müntidest Amazonis müüki panna, mõned endale jätta ja osa kohalikule muuseumile annetada. Abikaasad kolisid sellele maatükile vaid mõned aastad enne kirjeldatud sündmusi. Kuid mees rääkis, et oli korduvalt möödunud just sellest kõige väärtuslikumast kohast. Ta ei olnud seal kunagi midagi ebatavalist märganud. Millest koosneb Kanadasse kukkunud meteoriit? 2000 aasta jaanuaris kukkus Kanadasse suur meteoriit, mis pani teadlased pead murdma. Meteoriit kukkus Tagishi järve. Pärast seda, kui meteoriidi killud välja toodi, konserveeriti need uurimiseks. Killude uurimisel said teadlased teada, et need on rikkad süsiniku ja aminohapete poolest. Samuti selgus, et meteoriidil oli kõrge leeliselisus. Lõpuks said uurijad teada, et 7 miljardit aastat tagasi koosnes maa atmosfäär 70% ulatuses süsihappegaasist. Üle 700 000 artefakti. Juba 2003. aastal otsustasid Amsterdami võimud rajada uue metrooliini. Selleks tuli kuivaks pumbata 2 vana kanalit, Damrak ja Rokin. Kunagi olid need kanalid Amsteli jõe harud ja need kasutati laialdase transporditeena. Selgus, et nende kanalite põhjad olid sõna otseses mõttes üle külvatud erinevate artefaktidega. Mõned neist pärinevad koguni 13. sajandist. Spetsialistid kaevasid kultuurikihis 20 meetri sügavusele ja mida sügavamale nad jõudsid, seda vanemad olid leitud esemed. Leiti tohutul hulgal erinevate riikide ja ajastute münte. Nende seas oli palju vene münte. Ilmselt viskasid neid sinna meie kaasmaalased mälestuseks. Kõik leiud otsustati kataloogida ja digiteerida. Selleks loodi spetsiaalne veebileht, kus igaüks saab leide vaadata ja isegi ise kollaaži koostada sellest, mis on leitud. Tõendid elu olemasolu kohta maal. 3,5 miljardit aastat tagasi. Uus Lõuna-Walesi ülikooli geoloogid viisid läbi keemilise analüüsi kivististe kohta, mis leiti juba 1980. aastatel Austraalia kõrbest. Kivistis on enam kui 3,5 miljardit aastat vana. Teadlased arvasid, et sellel on orgaanilisi jälgi, kuid tehniliselt ei suutnud nad seda kuidagi tõestada. Varem arvasid teadlased, et kõige vanemad leitud stromatoliidid orgaaniliste jälgedega olid kivistised Gröönimaalt, mille vanus oli 3 miljardit 700 miljonit aastat. Kuid keemiliste uuringute käigus ei leidnud teadlased sellel kivimil orgaanilisi jälgi. Austraalia kivististega tegid teadlased samasugust tööd, skanneerivad elektromikroskoopiad ja skanneerivad transmissiooni elektromikroskoopiad, energiadispersioonilist röntgenspektroskoopiad ja Raman-spektroskoopiad, nanomastabilist sekundaarsete ioonide massispektromeetriat ning stabiilsete süsiniku isotoopide analüüsi. Geoloogil märgivad, et nad pidid kasutama nii palju meetodeid, et kindlalt tuvastada orgaaniliste elementide olemasolu kivististes. Kui ainult üks meetod oleks näidanud orgaanika olemasolu, aga teised mitte, siis lõplik järeldus ei oleks viidanud elu olemasolule stromatoliitides. Meeskonna analüüs näitas, et stromatoliidid koosnevad peamiselt mineraalist nimega püriit, mis on läbi põimunud nanoskoopiliste pooridega. Selles püriidis leidub lämmastikku sisaldava orgaanilise materjali lisandeid ning ka orgaanilise aine miite, mis meenutavad väga mikroobikolooniate poolt moodustatud biokilede jäänuseid. Tundmatu iidne rass. 2008. aastal
avastasid uurijad Sibeeri piirkonna koopast iidse inimese fossiili. Algul arvasid uurijad, et see peab kuuluma neandertallasele, kuid pärast testi tegemist ei õnnestunud fossiili omanikku tuvastada. See ei kuulu ühegi teadaoleva iidse rassi hulka. Samal ajal on mitokondrite võrdlemisel selle iidse fossiili omaniku ja tänapäeva inimeste vahel 385 erinevust. Kes on selle omanik? 2012 aastal avastasid teadlased tänu fossiilide DNA rekombinatsioonile, et selle kivistis omanik pidi olema homo sapiensi ja neandertallase järeltulija. Tema vanus oli umbes 45 000 aastat. Tänu suurele hulgale analüüsidele ja andmete võrdlustele avastasid teadlased ka, et umbes 45 000 aastat tagasi toimus maa peal demograafiline plahvatus neandertallaste ja homo sapiensi hübridiseerumise tõttu. Ja arvati, et umbes 60 000 aastat tagasi hakkas eurooplaste ja aasialaste ühine esivanem pärast Aafrikast lahkumist neandertallastega segunema. Et mitte järgmist videot maha magada ja olla üks esimestest, kes seda näeb, telli kanal ja vajuta kellukesele. Aitäh vaatamast! Kõigile head aega!